Ma pean seda vastust täielikuks Potsdami deklaratsiooni aktsepteerimiseks, mis sätestab Jaapani tingimusteta alistumise. 1945. Aasta augustiks oli Jaapan peaaegu kaotanud. Saksamaa, tema peamine liitlane teises maailmasõjas, oli juba langenud. Paljud Jaapani linnad olid samuti hävitatud järjestikuste pommitamiste tõttu. Katkestatud olid ka paljud toidu, nafta, relvade ja muude sõjaväele vajalike varude tarned. Kuid Jaapani sõjaväe peamised juhid ei tahtnud endiselt alla anda. Nad olid valmis kaitsma Jaapani saari isegi siis, kui selle käigus võiks surra väga palju sõdureid ja tsiviilisikuid. Siit algas üks ajaloo suurimaid küsimusi. Mis tegelikult sundis Jaapanit alla andma? Kas need olid 2 Ameerika Ühendriikide poolt visatud aatomipommi või hoopis Nõukogude Liidu ootamatu sisenemine sõtta? Seda vaidlustavad ajaloolased siiani. Mõned väidavad, et aatomipommid olid peamine põhjus. Need näitasid, et Ameerika Ühendriigid suudavad ühe ainsa pommiga hävitada terve Jaapani linna. Teised usuvad aga, et Nõukogude Liidu rünnak oli samuti väga suur põhjus. See juhtus ajal, mil Jaapan lootis endiselt, et Moskva võib neid aidata sõlmida kokkulepet Ameerika Ühendriikide ja nende liitlastega. Et arutelu paremini mõista, tuleb kõigepealt vaadata, milline oli Jaapani olukord enne esimese aatomipommi heitmist. 8. mail 1945 alistus Natsi-Saksamaa ja suur sõda Euroopas sai läbi. Kuid Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas jätkusid lahingud Jaapani vastu. Jaapan kontrollis endiselt mõningaid alasid Hiinas, Koreas, Kagu-Aasias ja Vaikse ookeani saartel. Siiski tema valdused vähenesid kiiresti. Seejärel vallutasid Ameerika Ühendriigid ja nende liitlased olulised saared ja sõjaväebaasid. Ameerika väed hõivasid ka Iwo Jima ja Okinawa. Okinawa oli oluline, sest see asus juba Jaapani peamiste saartele väga lähedal. Seda võis kasutada baasina suuremaks sissetungiks. Selle tõttu teadsid Jaapani juhid, et nende riiki võib nüüd otse tungida, kuid nad valmistusid ägedaks kaitseks. Nad kogusid kokku sõdureid, lennukeid, relvi ja isegi tsiviilisikuid, kes võisid võitluses abiks olla. Nende plaan oli muuta Jaapani ründamine vaenlase jaoks väga eluohtlikuks ja kulukaks. Nad lootsid, et kui väga palju Ameerika sõdureid sureb, võib-olla nõustub Ameerika Ühendriigid leebema kokkuleppega. Mõned Jaapani juhid tahtsid sõda lõpetada, kuid nad ei tahtnud tingimusteta alla anda. Mõned valitsuses teadsid juba, et neil on peaaegu võimatu võita. Nende hulka kuulus ka peaminister Kantaro Suzuki, kes oli Jaapani valitsuse juht sõja viimastel kuudel. Kuid isegi kui ta soovis leida viisi, kuidas võitlus lõpetada, ei olnud ta valmis kohe kõiki vastaste nõudmisi vastu võtma. Jaapani juhid tahtsid kindlustada, et keiser Hirohito jääb ametisse. Hirohito oli keiser ja riigi sümboolne juht. Paljude jaapanlaste jaoks tol ajal ei olnud ta lihtsalt tavaline kuningas või poliitiline juht. Inimesed austasid ja olid talle väga lojaalsed. Seetõttu oli Jaapani jaoks suur probleem sõna tingimusteta alistumine. See tähendas, et nad alistuvad ilma igasuguse garantiita selle kohta, mis saab keisrist, valitsusest ja nende sõjaväejuhtidest. Oli veel üks probleem, mis aeglustas otsustamist. Jaapanis ei teinud otsuseid ainult üks inimene. Seal oli 6 kõige mõjukamast juhist koosnev grupp, keda kutsuti suureks kuuikuks. Sinna kuulusid peaminister, välisminister, sõjaminister, mereväeminister ning armee ja mereväe kõrgeimad juhid. Grupp oli lõhestunud. Mõned tahtsid leida võimalust rahuks. Sõjaväejuhid aga soovisid võitlust jätkata, kuni vastased ei paku paremaid tingimusi. Kuna nad olid lõhestunud, oli raske teha selgeid ja kiireid otsuseid. Samal ajal üritas Jaapan paluda abi Nõukogude Liidult. Sel ajal ei olnud Nõukogude Liit veel Jaapaniga otseses sõjas. Tokyo lootis, et Moskva võib olla vahendajaks läbirääkimistel Ameerika Ühendriikide ja Suurbritanniaga. Aga Jaapani juhid ei teadnud, et Nõukogude Liidul oli juba varasem kokkulepe oma liitlastega. Jalta konverentsil 1945 aasta veebruaris lubas Nõukogude liider Jossif Stalin, et ta liitub sõjaga Jaapani vastu, mõni kuu pärast Saksamaa kaotust. Selle eest ootas Nõukogude Liit suuremat mõjuvõimu Mandžuurias ning Lõuna-Sahhaliini ja Kuriili saarte saamist. See tähendab, et samal ajal kui Jaapan lootis Stalini abile rahuläbirääkimistel, valmistus Nõukogude sõjavägi salaja nende vägede ründamiseks Aasias. 1945 aasta juulis kogunesid peamised liitlasriikide juhid Potsdamis, Berliini lähedal.
seal oli ka Ameerika president Harry Truman, seal oli ka Nõukogude liider Jossif Stalin ja Suurbritannia juhid. Üks tähtsamaid teemasid, mida nad arutasid, oli see, kuidas lõpetada sõda Jaapani vastu. Kui Truman oli konverentsil, saabus Ameerika Ühendriikidest väga tähtis sõnum. Aatomipommi esimene katsetus oli edukas. Seda nimetati Trinity katseks. See viidi läbi 16. juulil 1945 New Mexicos. See pomm valmistati Manhattani projekti raames, mis oli Ameerika Ühendriikide salajane ja väga ulatuslik programm uue relvatüübi loomiseks. See ei olnud tavaline pomm, see kasutab tuumareaktsiooni, et vabastada tohutul hulgal energiat vaid mõne sekundi jooksul. Pärast edukat katsetust teadis Ameerika valitsus, et neil on relv, mis on võimsam kui kõik varem kasutatud pommid. 24. juulil ütles Truman Stalinile, et Ameerika Ühendriikidel on uus relv erakordse jõuga. Ta ei selgitanud kõiki üksikasju, kuid Stalin teadis juba aatomiprojektist, sest Nõukogude luure sai programmi seest salajast teavet. 2 päeva hiljem andsid Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia ja Hiina välja Potsdami deklaratsiooni. See käskis Jaapanil alistuda kõigi oma relvajõududega. Kui Jaapan keeldub, hoiatas deklaratsioon, et riik seisab silmitsi kiire ja täieliku hävinguga. Nõukogude liit ei allkirjastanud seda, sest oli sõjas Jaapani vastu veel neutraalne. Dokumendi avaldamise päeval jagunes Jaapani juhtkond taas. Mõned tahtsid kõigepealt selget selgitust, eriti keisri saatuse kohta. Teised tahtsid deklaratsiooni tagasi lükata. Lõpuks ei võtnud Jaapan kohe nõutud alistumist vastu. Peaminister Suzuki kasutas Jaapani sõna, mis võib tähendada, et sellele ei pöörata praegu tähelepanu või et kommentaari ei anta. Kuid Ameerika Ühendriigid tõlgendasid seda kui keeldumist. Samal ajal oli aatomipomm juba valmis. 1945. Aasta 6. augusti hommikul lendas Ameerika B-29 pommitaja nimega Enola Gay. Selle sihtmärk oli Hiroshima. Hiroshima ei olnud juhuslikult valitud sihtmärk. See oli oluline sõjaline ja kommunikatsioonikeskus. Seal asusid sõjaväe peakorterid, varustusrajatised ja seal baseerus palju sõdureid. Kuid see oli ka suur linn, kus elas väga palju tsiviilisikuid. Umbes kell 8:15 hommikul heitis Enola Gay aatomipommi nimega Little Boy. See plahvatas linna kohal õhus 100 meetrite kõrgusel. Vaid mõne sekundi jooksul ilmus väga ere valgus ja kuumus. Järgnes lööklaine, mis hävitas maju, hooneid, koole, poode ja teid. Paljud inimesed, kes olid plahvatuse keskmele lähedal, surid kohe. Teised said raskeid põletushaavu, vigastusi ja kiirguskahjustusi. Hinnanguliselt suri rünnaku päeval 10 000 inimesi. Veel rohkem inimesi suri järgmistel nädalatel, kuudel ja aastatel oma vigastuste ja kiirituse tagajärgede tõttu. Ameerika Ühendriikide Rahvusarhiivi andmetel võis kohe surma saada ligi 70 000 inimest. Samal ajal, kui peaaegu kõik hooled umbes 1 miili raadiuses keskpunktist hävisid või said tõsiselt kahjustada. Jaapani valitsus ei saanud kohe aru, mis juhtus. Side Hiroshimaga katkes. Alguses jõudis Tokyosse vaid vähe selget teavet. Sõjavägi saatis isegi inimesi välja, et uurida, miks kogu linn äkitselt vaikseks jäi. Kui nad kohale jõudsid, nägid nad hävingu ulatust. Selgus, et kasutati vaid üht pommi, kuid selle tekitatud kahju oli võrreldav tohutu õhurünnakuga. Pärast plahvatust teatas president Truman, et Hiroshimas kasutati aatomipommi. Ta ütles, et Jaapanile anti juba võimalus alistuda Potsdami deklaratsiooni kaudu. Ta hoiatas ka, et kui Jaapani valitsus jätkab keeldumist, võivad järgneda veelgi rohkem rünnakuid. Kuid isegi pärast Hiroshima hävitamist ei alistunud Jaapan kohe. Nende peamised juhid ei jõudnud ikka veel kokkuleppele. Oli veel neid, kes uskusid, et sõda tuleks jätkata. Ja samal ajal, kui nad arutasid, kuidas reageerida relvale, millest nad veel täielikult aru ei saanud, oli veel üks tohutu oht lähenemas. Riik, kellelt nad lootsid abi rahuläbirääkimistel, valmistus hoopis sõtta astuma nende vastu. 3 päeva pärast Hiroshima hävitamist tabasid Jaapanit korraga 2 uut lööki. Üks neist oli veel üks aatomipomm. Teine oli Nõukogude Liidu sisenemine sõtta. 1945. Aasta 8. augustil läks Naotake Sato, Jaapani suursaadik Moskvas, abi paluma rahuläbirääkimisteks. Kuid Nõukogude välisminister Vjatšeslav Molotov ei andnud talle abi. Selle asemel teatas Molotov, et Nõukogude Liit kuulutab peagi Jaapanile sõja.
see oli Jaapani valitsusele suur hoop. Nõukogude Liit oli viimane riik, kellelt nad ootasid vahendamist läbirääkimistel Ameerika Ühendriikidega. Nüüd oli see plaan mitte ainult nurjunud. Nende loodetud vahendajast oli saanud nende vaenlane. 9. augustiks tungis üle 1 miljoni Nõukogude sõduri Mandžuuriasse, suurde Hiina piirkonda, mida tol ajal kontrollis Jaapan. Seal asus Kwantungi armee, Jaapani suur vägi, mis oli määratud Mandžuuriasse. Nõukogude väed ründasid samaaegselt erinevatest suundadest, kasutades tanke, suurtükiväge, lennukeid ja kiireid jalaväeüksusi. Kwantungi armee ei suutnud nende pealetungi peatada. Paljud nende parimatest sõduritest ja varustusest olid juba enne rünnaku algust mujale üle viidud. Selle tõttu murdsid Nõukogude väed kiiresti nende kaitseliinist läbi. Mandžuuria oli Jaapani jaoks oluline, sest seal asusid paljud sõdurid, sõjaväebaasid, tehased, raudteed ja varud. Kui see kaotatakse, kaotab Jaapan suure territooriumi ja jõud, mida oleks saanud veel kasutada. Jaapani juhid kartsid veel üht asja. Kui Nõukogude edasitung jätkub, võib nende armee jõuda ka Koreasse ja Jaapani põhjaossa. See tähendab, et Jaapanit võivad erinevad riigid jagada ja okupeerida, nagu juhtus Saksamaaga. Samal päeval kogulesid Jaapani juhtivad võimud. Nad olid otsuses endiselt lõhestunud. Tsiviiljuhid, sealhulgas välisminister Shigenori Togo, olid valmis Potsdami deklaratsiooni vastu võtma, kui keiser Hirohito jääb ametisse. Kuid enamik sõjaväelastest esitas raskemaid nõudmisi. Nad ei tahtnud, et välisväed okupeeriksid Jaapanit. Nad tahtsid, et Jaapan ise desarmeeriks oma armee. Samuti soovisid nad, et Jaapani võimud viiksid läbi kohtuprotsessid kahtlustatavate sõjakurjategijate üle. Lihtsalt öeldes tahtsid nad sõja lõpetada, kuid ei soovinud anda kogu kontrolli Jaapani üle vaenlastele. Kui nad ei suutnud kokkuleppele jõuda, saabus veel üks uudis. 9. augustil heitis Ameerika B-29 pommitaja Boxcar Nagasakile aatomipommi nimega Fat Man. Esialgne sihtmärk pidi olema Kokura, kuid seda kattis pilv ja suits. Seetõttu liikus pommitaja Nagasakisse. Pommi plahvatas linna kohal. Hinnanguliselt hukkus kohe umbes 35 000 kuni 40 000 inimest. Lühikese aja jooksul pärast plahvatust suri veel tuhandeid inimesi haavade, põletuste ja kiirguse tõttu. Vaid mõne päevaga hävitati 2 linna. Samal ajal tungis Nõukogude Liit kiiresti Jaapani vägedele Mandžuurias kallale. Kuid isegi sellises kriitilises olukorras olid peamiste juhtide hääled endiselt viigis. Kuna nad ei suutnud otsustada, palusid nad keiser Hirohitolt otsust. See oli väga haruldane juhtum. Tavaliselt ei sekku keiser sellistesse aruteludesse otseselt, kuid seekord ütles ta, et sõda tuleb lõpetada. Ta uskus, et kui see jätkub, hävib kogu riik ja veel rohkem inimesi sureb. Ta nõustus Potsdami deklaratsiooni vastu võtma ühe tingimusega. Tema keisri positsiooni ei tohi ära võtta. 10. augustil saatis Jaapan selle pakkumise Ameerika Ühendriikidele ja nende liitlastele. Nad ei andnud otsest garantiid, et keisri kogu võim jääb alles. Nad ütlesid, et alates alistumise hetkest alluvad nii keiser kui ka Jaapani valitsus liitlasvägede ülemjuhataja võimule. Nad ütlesid ka, et Jaapani tulevase valitsuse määrab Jaapani rahva tahe. Tegelikult jäi Hirohito pärast sõda keisriks, kuid tal ei olnud enam kontrolli sõjaväe ega valitsuse üle. Ta tehti uue Jaapani süsteemi all sümboolseks juhiks. Mõned sõjaväeohvitserid ei suutnud siiski alistumist aktsepteerida. Õhtul enne teadaannet üritasid mõned noored ohvitserid keisri sõnumi edastamist takistada. Nad tungisid keiserliku paleesse ja otsisid tema alistumiskõne salvestist. Nad lootsid selle hävitada ja sõda jätkata. Kuid nende riigipööre ebaõnnestus. 15. augustil kuulsid paljud jaapanlased esimest korda keiser Hirohito häält raadios. Ta lootuses. Ta ei kasutanud otseselt lihtsat sõna alistuma, kuid sõnum oli selge. Jaapan võtab vastu vastaste nõudmised ja lõpetab sõja. 2. septembril 1945 kirjutasid Jaapani esindajad alla ametlikule alistumisdokumendile laeval USS Missouri Tokyo lahes. Seal lõppes ametlikult Teine maailmasõda, kuid suur küsimus jääb. Miks otsustasid Ameerika Ühendriigid kasutada aatomipommi? Ameerika valitsuse peamine seletus oli lihtne.
Nad tahtsid sõja kiiresti lõpetada ja vältida suurt sissetungi Jaapanisse. Enne kui aatomipomm valmis sai, koostas Ameerika sõjavägi juba plaane Jaapani peamistele saartele tungimiseks. Kogu plaani nimetati operatsioon Downfalliks. Sellel oli 2 suurt osa. Esimene neist oli operatsioon Olympi. Selle plaan oli maandada liitlasväed Kyushu lõunasaarele 1945 aasta novembris. Kui nad oleksid seal baasid kätte saanud, oleks järgnenud operatsioon Coronet. See oleks olnud suur pealetung Tokyole lähedal asuvale alale 1946 aastal. Aga Jaapan teadis, et sissetung on tulemas. Seetõttu lõid nad oma enda kaitseplaani, mida nimetati Ketsukoks. Jaapani komandöörid teadsid, et Ameerika Ühendriike on peaaegu võimatu täielikult võita. Nende plaan oli muuta sissetung võimalikult raskeks ja veriseks. Nad paigutaksid tohutul hulgal sõdureid, lennukeid, suitsiidilennukeid ja tsiviilvaatlejaid. See oli mõeldud nende piirkondade kaitsmiseks, kuhu liitlasväed võisid maanduda. Nad lootsid, et kui Ameerika kaotused on väga suured, on see sunnitud Jaapanile soodsamatel tingimustel rahukõnelustele minema. Ameerika Ühendriikidel oli põhjus seda plaani karta. Iwo Jima ja Okinawa lahingutes nägid Ameerika väed, kui visa oli Jaapani armee võitlema, isegi kui nende kaotus oli juba ilmne. Ainult Okinaval hukkus või jäi kaduluks üle 10 000 Ameerika sõjaväelase ja 10 000 said haavata. Jaapani poolel oli samuti väga palju hukkunuid, sealhulgas palju tsiviilisikuid. Pole olemas kindlat arvu, kui palju inimesi hukkuks Jaapani sissetungi korral. Hinnangud olid erinevad, sest planeerijad ei teadnud veel, kui kaua lahing kestab, kui tugev on tegelik kaitse ja kui palju tsiviilisikuid osaleb. Oli ka madalamaid hinnanguid. Samuti oli hinnanguid, et kui kogu operatsioon kestab kaua, võib Ameerika hukkulute ja haavatute arv ulatuda 100 000-ni. Seega polnud otsuse tegemisel oluline ainult täpne arv. Oluline oli see, et Ameerika juhid uskusid, et sissetung saab olema väga verine. President Harry Trumani jaoks oli aatomipomm viis sõda lõpetada enne, kui oleks vaja sissetungi alustada. Samuti oli avalikkuse surve. Ameerika oli pärast mitmeid sõja-aastaid väsinud. Perekonnad tahtsid, et nende sõdurid koju naaseksid, kuid nad ei tahtnud ka Jaapanile liiga leebeid tingimusi pakkuda. Pärast Pearl Harborit ja pikka võitlust Vaikse ookeani piirkonnas, seetõttu nende ajaloolaste jaoks, kes toetavad peamist seletust, kasutati pomme selleks, et sundida Jaapanit kiiresti alistuma ja vältida rohkem ohvreid mõlemal poolel. Aga on ka teisi ajaloolasi, kes ei ole veendunud, et see oli ainus põhjus. Nende arvates mõtlesid Ameerika Ühendriigid juba ka järgmise probleemi peale pärast teist maailmasõda. Nõukogude Liidu peale. Enne edukat aatomikatsetust soovis Ameerika veel Nõukogude vägede abi Jaapani vastu. Kuid kui Truman sai teada, et uus relv töötab, vähenes tema vajadus Stalini abi järele. Kui Jaapan alistub enne, kui Nõukogude Liit jõuab suure osa Aasiast enda kontrolli alla saada, on Moskva mõju pärast sõda väiksem. Seetõttu ütlevad mõned ajaloolased, et aatomipomm ei olnud ainult relv Jaapani vastu. See oli ka viis näidata Nõukogude Liidule Ameerika Ühendriikide uut jõudu. Kuid ei piisa ka sellest, kui öelda, et pommi kasutati ainult Moskva hirmutamiseks. Sõda kestis sel ajal veel edasi. Jaapan ei olnud veel alla andnud. Ameerika sõjavägi kavandas endiselt sissetungi. Samuti ei olnud Ameerika Ühendriigid kindlad, kas ühest aatomipommist piisab, et sundida Jaapani juhtkonda alla andma. Seega on tegelik põhjus palju keerulisem. Ameerika soovis, et sõda lõppeks kiiresti. Nad tahtsid vältida sissetungi. Ja samal ajal mõeldi ka sellele, kelle käes saab olema võim Aasias, kui Jaapan lõplikult lüüa saab. Aga selleks, et teada saada, mis oli suurim põhjus alistumiseks, tuleb vaadata mitte ainult seda, mida Ameerika Ühendriigid arvasid. Tuleb vaadata, mida Jaapani liidrid kõige rohkem kartsid. Aatomipommid, Nõukogude sissetung või kahe ohu samaaegne saabumine, mida nad enam takistada ei suutnud. Siin läheb vaidlus eriti tuliseks. Miks kiirustasid Ameerika Ühendriigid aatomipommi kasutamisega, kui Nõukogude Liit oleks niikuinii sõtta astunud? Mõnede ajaloolaste sõnul soovis president Harry Truman, et sõda lõppeks enne, kui Nõukogude Liit saab Aasias suurema kontrolli. Alguses oli Ameerika jaoks Nõukogude sõjaline abi väga oluline. Kuid pärast esimese aatomipommi katsetuse õnnestumist oli Trumanil juba teine võimalus sundida Jaapanit alistuma. Ameerika valitsus kartis ka Nõukogude liidri Jossif Stalini kasvavat võimu.
pärast Saksamaa alistamist kontrollis Nõukogude Liit juba suurt osa Ida-Euroopast. Ameerika Ühendriigid muretsesid, et sama võib juhtuda ka Aasias. Kui Nõukogude armee tungib sügavale Mandžuuriasse, Koreasse ja Jaapani saartele, võib ta nõuda endale osa piirkonna okupeerimisest ja haldamisest. Seetõttu arvavad mõned ajaloolased, et aatomipommi sõnum ei olnud mõeldud ainult Jaapanile. See näitas ka Nõukogude Liidule, et Ameerikal oli uus relv, millega tol ajal ei suudetud võistelda. Kuid kõik ajaloolased ei nõustu selle väitega. Puuduvad kindlad tõendid selle kohta, et aatomipommi peamine eesmärk oli ainult Nõukogude Liidu hirmutamine. Sõda jätkus, Jaapan polnud veel alla andnud ning mõlemad pooled valmistusid endiselt võimalikuks sissetungiks. Samuti käib vaidlus Potsdami deklaratsiooni üle. Enne aatomipommi heitmist soovisid mõned Ameerika ametnikud Jaapanile selgelt öelda, et keiser võib pärast alistumist ametisse jääda. Nad teadsid, kui oluline on keiser Hirohito Jaapani rahvale ja valitsusele, kuid seda ei lisatud deklaratsiooni selgelt. Mõne ajaloolase arvates, kui Ameerika oleks kohe kindlalt öelnud, et keiser jääb ametisse, oleks Jaapan võib-olla varem alistunud. Kuid teiste ajaloolaste sõnul pole selles siiski kindlust. Siin võis Jaapani sõjavägi mõelda, et Ameerika nõrgeneb ja nad võivad veel rohkem tingimusi nõuda. Jaapani karmid sõjaväejuhid ei näidanud enne augustikuu sündmusi, et nad oleksid valmis alistuma. Kuigi paljud linnad olid hävitatud ja varusid nappis, ja kuigi mereblokaat oli karm, tahtsid nad ikkagi võitlust jätkata. Nii et jõuame tagasi kõige olulisema küsimuse juurde. Mis tegelikult pani Jaapani meelt muutma? Ühe vaatenurga järgi olid aatomipommid kõige suurem põhjus. Hiroshima ja Nagasaki näitasid, et Ameerika suudab üheainsa pommiga terve linna hävitada. Jaapani juhid ei teadnud ka, mitu pommi Ameerika Ühendriikidel veel on. Nad võisid arvata, et järgmisena tabab see Tokyot või mõnda teist suurlinna. Nad teadsid ka, et neil pole sellise relva vastu mingit kaitset. Isegi kui nad jätkaksid Ketsugo kaitseplaani, võiks Ameerika enne invasiooni nende linnu pommitada. Kaiser Hirohito sõnumist oli samuti selgelt näha, et tema otsuse üheks peamiseks põhjuseks oli uus erakordse jõuga pomm. Ta soovis vältida veel ühe linna hävitamist ja kogu riigi täielikku hävingut. Kuid on ka teisi ajaloolasi, kes ütlevad, et Nõukogude Liidu sisenemisel oli suurem mõju. Enne seda lootis Jaapan veel kasutada Moskvat vahendajana. Nad plaanisid taotleda rahulepet, mis oleks leebem kui tingimusteta alistumine. Kui Nõukogude Liit kuulutas sõja välja, kadus see lootus lõplikult. Moskva ei saanud enam olla vahendaja, sest temast oli saanud vaenlane. Jaapani juhtide jaoks oli veel hirmutavam võimalus, et Nõukogude armee tungib Jaapani saartele endile. Kui see juhtuks, võidaks riik jagada nagu Saksamaa. Kommunism võiks levida ja keiser koos oma perega kaotaksid lõplikult võimu. Nende ajaloolaste arvates suudaks Jaapani sõjavägi selle välja kannatada. Linnade hävitamine ei olnud midagi uut, sest paljud linnad olid juba tavaliste pommitamiste tõttu hävinenud. 1945. Aasta märtsis põletasid Ameerika pommitajad suure osa Tokyost maha. 10 000 inimesed hukkusid vaid ühe öö jooksul. Seega, kuigi aatomipomm oli erakordne ja palju võimsam, ei olnud Jaapani juhtide jaoks ulatuslik häving ja tsiviilisikute surm enam midagi uut. Nõukogude sissetung hävitas nende viimased sõjalised ja poliitilised plaanid. Vahemeest enam ei olnud. Uus suur armee tungis põhjast peale ja ähvardas, et nende riiki võivad okupeerida 2 erinevat superriiki. Kuid on raske öelda, et aatomipommidel polnud suurt mõju. Pärast Hiroshimat oli neil juhtidel, kes tahtsid alla anda, juba põhjus öelda, et Jaapan ei seisnud silmitsi tavalise kaotusega. Nad kaotasid relvale, mida nende riik ei suutnud veel teha ega peatada. See aitas sõjaväel alistumist vastu võtta, ilma et nad peaksid otse tunnistama, et nad kaotasid vaid tavalises lahingus. Lihtsamalt öeldes võis nende 2 sündmuse mõju olla erinev. Nõukogude invasioon purustas Jaapani viimase strateegia. Samal ajal andsid aatomipommid selge ja hirmutava põhjuse sõda kohe lõpetada. On ka küsimus, kas sõda oleks saanud lõppeda ka ilma aatomipomme kasutamata. Ameerika oleks võinud jätkata mereblokaadi ja tavalist pommitamist, kuid see ei oleks olnud rahumeelne valik.
paljud Jaapani tsiviilisikud oleksid võinud surra nälga, tulekahjudesse, haigustesse ja jätkuvatesse õhurünnakutesse. Võis ka jätkuda tapmine Hiinas, Koreas, Kagu-Aasias ja teistes Jaapani poolt veel hoitavates territooriumites. Ameerika oleks võinud ka lihtsalt oodata Nõukogude sissetungi täielikku mõju. Aga oli oht, et Nõukogude Liidu kontroll Aasias laieneb veelgi ja Jaapan jaguneb lõplikult. Ja kui ükski neist meetoditest ei töötaks, oleks liitlasvägede sissetung olnud ainus võimalus, mis oleks kindlasti toonud kaasa tohutuid kaotusi mõlemale poolele. Seega ei ole lihtsat vastust, mis ütleks, et ainult üks sündmus lõpetas sõja. Ka tolleaegsete juhtide dokumendid ja avaldused olid erinevad. On avaldusi, mis ütlevad, et nad kartsid aatomipommi rohkem. Teised aga väidavad, et Nõukogude sissetung oli suurem šokk. On ka mälestuste raamatuid, mis kirjutati pärast sõda, kui mõned juhid juba üritasid oma tegusid õigustada või vastutusest kõrvale hiilida. On selge, et Jaapan ei andnud alla ainult pärast Hiroshimat. Olukord muutus, kui peaaegu samal ajal saabusid Nõukogude sõjakuulutus ja teine aatomipomm. Pärast seda sekkus otse keiser Hirohito ja otsustas sõja lõpetada. National Security Archive'i avaldatud dokumentide kohaselt pidasid mõned Jaapani juhid aatomipommi ja Nõukogude sõjakuulutust koos peamisteks põhjusteks, mis kiirendasid alistumist. Seega ei ole küsimus ainult selles, kas aatomipomm või Nõukogude sissetung. Õigem oleks küsida, kuidas need kaks sündmust koos hävitasid kõik Jaapani viimased lootused. Aatomipomm näitas, et nende linnad võidakse täielikult hävitada. Nõukogude sissetung näitas, et enam ei ole ühtegi riiki, kes vahendaks ega ka ühtegi turvalist suunda, kuhu põgeneda. 1945 aasta augustis ei sulgunud Jaapani jaoks ainult üks uks. Kõik uksed sulgusid korraga ja kui alistumisakt 2. septembril 1945 ametlikult allkirjastati, Teine maailmasõda sai läbi, kuid algas üks arutelu, mis elab edasi tänaseni.